Tallinna. Siuke lugu, et muile külmus ära. Viime ta puksiiriga soojale maale. Seal juba hakkas rohi autole kasvama, seisis siin peale jõule kogu aeg ja siis ei läinud enam käima ja ma tõin küll rendist puuri ja soojendasin seda siin natuke aega, aga ikka ei läinud käima. Või tegelikult läks käima, aga täpselt nii kaua, kui kütusefiltris kütet oli ja kui ma võtsin filtri maha ja soojendasin ja sealt midagi välja rohkem ei tulnud, siis tagasi vannes proovisin, kas kütet kuskilt ikka tuleb peale, siis tegelikult ei tulnud. Et ju on mingi muu asi veel kuskil sodi täis või ära hangud või ära külmunud, et viime ta jah tuppu sooja, soodärevale tuppu sooja ja siis ühtlasi saab ka muud remondid ette võtta, mis on planeeritud, et see rumeenlaste tehtud esivedrustus, mida tegelikult ei olegi, et me selle korda paneme uued amordid, vedrud, värgid ja siis vaatame kõik muud sillad ja värgid üle, aga eks siis sellest kuuleme juba täpsemalt, kui töö sellega pihta hakkab, et mis siis teha ja kuidas teha ja siis teeme korda, teeme ägedaks, siis saab minna reisile, kui ükskord koroona ära lõpeb, siis saab Eestile tiiru peale teha väljapoolt piire ja ümber maailma, vot, siuke äge plaan on. Aga nüüd jah, puksiiri peale ja sooja tuppa. Tšau praegu. No nii, olen nüüd siin Sootänaval ja auto on siin juba mõnda aega olnud ja kui nüüd eemalt vaatame, siis näeb päris uhke välja. Päike vist peale ei näe hästi, täna ilus veebruarikuu ilm, aga äge on. Nüüd on see, et rattad võiks suuremad olla, aga ei, siia autole ei pane. Et siin on ees siis uued amordid koos siis vedrudega. Originaalis on tal siin all lehtvedru. Vist on natuke jäävasti näha, aga originaalis on lehtvedru ja siis need uued amordid on need koos spiraalvedrudega, mis siis peaks tegema sõidu natukene stabiilsemaks või kuidagi mugavamaks ja hoiab siis ka esinina natukene üleval, et pildi pealt tundub küll, et nina on kole püsti, aga tegelikult kui mõõdulindega altpoolt mõõta, siis ei ole. Et kõik on väga hea. Nüüd siis varsti lükatakse see auto loodetavasti uuesti sinna hangaari sisse ja siis saab vaadata üle kõik muud asjad siit alt. Kõik silla värgid ja õlid ja muud määrdevärgid ja taga on vaja vist uued piduriketted võtta. Need pidid ka olema siuksed natukene viletsad kesed ja värgid ja ühesõnaga spetsialistid vaatavad auto üle ja taga on ka uued amordid. Siuke väga värk. Vot, et hakkab looma. Aga jah, selles mõttes, et vaadates siukest ägedat kõrget masinat, siis tekib küll tahtmine siia nüüd suurem ratas alla panna, aga asjatundjad räägivad, et tegelikult Sprinteri originaal siis veosüsteemi ei kannata üle 31 tollise ratta väga panna, et siis tuleks juba hakata midagi muud panema, et siin kes paneb Toyota oma ja kes Patroli oma ja kes panevad G-asju, et jutt on siis esisillast ja esisilla reduktorist ja vahekastist, et need ei kannata muidu selle valule vastu. Vot, aga äge, hakkab looma ja kunagi saab see hakata juba seespoolt ehitama, et tegelikult ma vaatan, et siin nüüd rumeenlased on kuidagi viletsalt värvinud, et siit mingid kõdi rooste täpikesed hakkavad igale poole tekkima, et mis selles mõttes on hea, et nad nüüd tekivad, et siit, kui ma ära lähen, siis sõidan ju autoga sinna värvitöökotta, kus siis tehakse mul ilusad koopad ja altpoolt saab siis ka natukene kaitset juurde panna, et ta ikka kauem kestaks, sest et selle autoga tahaks ikka reisida pikalt ja kaua, et see on ju ikkagi maja, kus saab rolli tagant tõusta püsti ja keerata iste teistpidi ja võtta külmkapist veini või õlut või limonaadi ja hakata nautima seda vaatepilti, kui teised telki püsti panevad. Või siis ise minna samal ajal lõket tegema juba. Et kui teistel on telked püsti, siis on ka lõkk olemas. Ei tea, kui palju kuulda on, aga töö käib igal juhul. Siin Soo autogrupis Muvila hakkab uut elu saama ja panen need uksed kinni. Lähen räägin õues natukene, siis on äkki paremini kosta, mis ma räägin teile. Ühesõnaga point on siis see, et mitu kuud on nüüd mööda läinud, et lumi on kõik igalt poolt ära sulanud
ja hoob on autosid täis, äri läheb hästi, aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid oma huvilast tahtsin rääkida. Et seisis siin paar kuud ja seisis sellepärast, et tahtsin suuremaid ratta alla panna ja mõtlesin, et siis tellin aeglasemad ülekanded sildadesse, et siis saab nagu suuri rattad panna ilma, et midagi seal jõuvahekordi muutuks ja kõik kompuutrid ja värgid hästi tööle jääks, aga tagasilla teotaldriku sain täpselt sellised, mis vaja on ja esisilda siis guugeldasin ka hästi palju ja leidsin siis Hollandist ühe pakkumise ja kirjutasin ja võtsin ühendust ja kandsin raha üle ja selgus, et see pakkumine ei olnud päris see pakkumine, mis nad nagu reklaamisid, et on ja siis läks 2 kuud aega selleks, et Hollandist oma raha tagasi saada ja tagasi sain lõpuks siis niimoodi, et pidin ähvardama kohalikku politseisse pöördumisega, et vastasel korral öeldi, et ei, raha tagasi ei saa, et nemad otsivad meile, aga kuna see esisilla jupp, mida mul vaja oli või mis mulle konkreetselt oleks sobinud, seda pandi ainult 4x4 kastiga sprinteritele, mida liigub maailmas suhteliselt vähe, siis seda on päris võimatu leida. Ühesõnaga suuri rattaid nüüd autole alla ei saa, aga selle eest paneme ilusad rattad varsti alla. Selleks on vaja siis mul korra minna auto alla ja üle mõõta, et offset õige jääks. Aga seda ma praegu teha ei saa, sest hetkel on mootoritööd pooleli. Nimelt mõtlesime, et võtaks korra mootori lahti ja vaataks, mis on sees on. Ja ma nüüd näitan korra kaameraga lähemalt, mis seal sees siis on. Sul oli lamp ka kuskil? Jah, vaja. Et siin on siis minu ploki kaana maha võetud ja tegelikult siin on ilma lambita juba näha, et on hästi suur pragu ja siin on hästi suur pragu ja siin on hästi suur pragu. Ehk et tegelikult on jama lugu selle ploki kaanaga, et hea on, et see sai lahti võetud ja nüüd tuleb uus ploki kaas osta. Et uus ploki kaas ja selgus, et ka kenekas on katki läinud ja ka see tuleb nüüd uus osta ja ühesõnaga tegemist on ja siis ühtlasi, kuna kõik on siit eest lahti, siis saab siia panna vintsi ette ja saab panna snorkli külge ja saab teha auto juba ägedamaks natukene. Voot, et tegelikult tahaks juba ringi sõita, aga ei saa veel, enne tuleb tehnika korda teha ja tehnika peab olema heas korras. Voot, aga muidu on ilus vaadata küll seda ja eks siis tuleb vahepeal tavaliste autodega natuke ringi sõita. Aga siin pagastnikus on siis juba hunnik igasuguseid juppe ja värke, mis on muist vanad jupid ja muist uued jupid ja need tuleb siis kõik siia külge panna, et uus kenekas on seal juba valmis ja mehed teevad usinasti tööd. Kõik selle nimel, et saaks minna uusi kohti valutama. Võt, et siuke väike lühikokkuvõte ja siis tellitakse need uusi juppe ja äkki saab siis asja vaikselt veerema varsti, et jah, ammu juba oleks taht kuhugi mätta peale visata, et sellepärast see muvile saigi võetud, et sellega saaks iga ilmaga igal pool käia, et oleks hea soe koos perega sees magada, aga natuke tuleb veel kannatada. Lõpuks jõudis kätte aeg, et näen ka oma muvilet jälle. Pole teda mitu kuud näinud, päris suur auto on. Täitsa ei mäletanudki kohe, et nii suur on. Ühesõnaga loo moraal on siis see, et ei tasu Rumeeniast väga autosid osta. Et üks häda jääb teist taga ja sai siis siin hakata seda natukene timmima ja siin soo autogruppi selle taga sai natuke timmida siit ja sealt ja siis üks asi pahast ja teine asi pahast ja kenekavõlgõver ja siis esisilda oli siin meisliga parandatud ja ühesõnaga kõik asjad käisid ükshaaval alt ära remondis, kardaanid said sirgeks, vahekastid, käigukastid üle vaadatud korda, sidurikorv oli lilla ja O-ratas oli tasakaalust väljas ja ühesõnaga üks häda eest teist taga, aga nüüd on siis tehniliselt põhimõtteliselt korras. Probleem on veel see, et seistes autod ei tohi seistes lähevad auto katki, et igasugused elektripistikud ei anna hästi ühendust, aga sellega saab natukene veel edasi tegeleda. Nüüd ta läheb siis keretöödesse sinna, kus ta oleks pidanud juba minema veebruaris, et siin need rattakoopad tuleb teha siis natuke ilusamaks, et see ratas ilusti siin peidus oleks, et praegu ta natukene siit sentimeetri paistab välja, et teadupoolest Eestis on siis täna nii, et võid panna ükskõik suured rattad autole alla, nii kaua kui spidomeetrid on korras ja rattad välja ei irvita. Et spidomeeter on mul korras, sest et sprintereid tehakse igasuguseid erinevaid ja siin saab siis arvutis öelda, et sellel sprinteril on natuke suuremad rattad all. Aga jah, koopas tuleb nüüd natuke ilusamaks teha, et see ratas siin ilusti seisaks või tähendab seisaks ja ka sõidaks. Sest üks asi veel, eks ju, mis Rumeeniast tulles oli häda, oli see,
esivedrustust ei olnud, nüüd see on olemas ja nüüd kui ratas vedrutab, siis ta läheb vastu koopäärt. Et see tuleb ka siis korda teha. Vot. Et nii, katsume nüüd siit hopsti rollilukku maha saada ja paneme selle auto käima üle pika ja on nuga. Läkski vägev. Aga hästi, et 3 kuud läks vahepeal mööda ja mitte sittagi juhtunud. Viisin Muvila siis viimati sealt Soo tänavalt Hiiule ühte sinna keretööde kohta siis, kus muidu on mul seda Muvilat ikka, mitte Muvilat, muid autosid on nagu timmitud, aga selle autoga läks siis kuidagi niimoodi, et seda kohe mitte ei võetud ette ja lõpuks ei võetud enam kõnet vastu ja ei vastatud SMS-idele ja e-mailidele ja kui koha peale siis sain minna ja pealiku nööbes kinni sain, siis küsisin, miks ta mulle ei vasta, siis ütles, et tal ei ole mulle midagi öelda. Noh, oleks võinud siis öelda, et ta ei taha teha või tal ei ole aega teha või. Aga nüüd siis hakkab kõik otsast peale, et 3 kuud mitte midagi ei ole juhtunud ja mis siis teha vaja on tegelikult väga lihtne siin. On vaja natukene lõigata ära seda koopaserva ja keevitada siia siuke natuke laiend ja mul on tegelikult ostetud siia ka siuksed koopalaiendid. Jaa. Ei saa lahti teha. Ei saa lahti teha või? Oota, kohe ise aitab. Et nüüd siis vaatame, kas ta mul kodus garaaži läheb, et siin nalja ei ole selles mõttes, et kui ma garaaži ehitsin, siis ma ei arvesta, et ma nii suur auto endale ostan, et nüüd siis vaatame, et 270, tegelikult 265 on garaaži sisseaugu sõitmise kõrgus ja noh, ütleme nii, et nibin-nabin, mis tegelikult isegi võiks minna, et paar senti võib isegi ruumi jääda, et igal juhul katusele mingid luukega päiksepaneele tuleviku mõttes panna ei saa, et aga ei olegi vaja, mida vähem kola seal on, seda parem on metsavahel okste vahel sõita. Et ma ei teagi, vaatame siis, nüüd on plaan see, et üks keretööde mees, kes mul veel on, saaks uuel aastal auto ette võtta. Et ma võib-olla vahepeal siis remondin ise nii kaua, et ehitame seda sisemist poolt siia, et mul on juba eBay's tellitud kraanikauss ja vetsupott ja siuke, noh, kraanikauss on siuke, et jalaga pumpad vett ja siis mingi niriseb natukene, et saab käsi loputada ja siia nurka tuleb siis vetsupott ja see narivoodi, mis on väga hästi töödanud, tegelikult lammutame ära. Mul on plaan natuke teistsugust mööblit teha, siuke lahtikeev osa, et oleks nagu rohkem ruumi ja ühesõnaga tööd on palju ja lagi on ka nii kole, see tuleb kõik ilusaks teha ja ventilatsiooniaugud tuleb panna ja tegemist on küll, aga eks siis hakkame vaikselt pihta, et kahju, et see 3 kuud niimoodi raisku läks, et inimene ei oska öelda, et ei oska ei öelda või ma ei tea, midagi osanud öelda, selles mõttes see väga naljakas. Aga jah, nüüd oleme kodus tagasi ja on jälle kõik minu kontrolli all.